Täna on saates mees, kes oma elukogemuse pealt ütleb sulle, hea vaataja, vaigista torm oma peas ja pöördu selle poole, kes on su südames. Tere tulemast vaatama järjekordset saadet sarjast Meistri töökojas. Ja täna on mul äärmiselt hea meel tervitada stuudios peaaegu oma naabrimeest Kivimäelt. Tere, Valdemar! Tere, naabrimees! Tere, naabrimees! See, et sa täna siin stuudios seisad, me kohe räägime sinu perest ja mida Jumal su elus on teinud, aga ma alustan ühe huvitava looga. Minu elus ei ole ennem sellist juhust olnud. Nimelt oli mul vaja leida stuudiosse veel üks mees salvestuseks. Ma olin hoidnud nagu ühe koha vaba. Ja palusin ühel pühapäeva hommikul, see oli paar nädalat tagasi, et Jumal näita, kes see üks mees peaks olema. Mehi ju jagub Eesti peal. Ja ma jagasin Nõmme teenistusel seda, kuidas Jumal imeliselt ärkame 2025 majanduslikult teenistas ja me tulime 0,1% plussi. Ja me tänasime Jumalat selle eest ja peale teenistust tulid sa minu juurde ja ütlesid midagi, mis oli minu jaoks selge märk, et sina oled see mees, keda ma pean täna siia kutsuma. Mida sa ütlesid? Ma ütlesin, et ma ilmselt üsna täpselt tean, mismoodi see asi nii peenelt ära tasakaalustati. Ja lugu oli lühidalt selline, et novembri alguses ma olin Aafrikas missioonil, esmaspäeva hommikul vaatan oma pangaarvet ja vaatan, et mulle on kinni makstud üks leping, mis minu arvates pidi tulema kuu lõpus. Aga juba oli arvele tulnud märkimisväärne summa. Ja küsisin Jeesuse käest, et mis me nüüd teeme, et nüüd kannataks nagu midagi tugevamat teha. Ja mulle südames oli tegelikult panna mingi summa ka ärkame Eestisse. Väikse summaga saa toetada ja ütlen siis sedasi, et palves, et paneme siis säärase summa, mille peale kuulen vastus, et ei, me paneme teistsuguse summa. Ja üllataval kombel see summa oli pisut väiksem sellest, mida ma omas mõttes olin mõelnud, aga pärast tuli välja, et läks väga täpselt täkke. Ehk see oli esimene kord, kui ma tõesti kuulsin, et pühavaim kõnetas, et ära nii palju pane kuhugi mujale, aga tõesti meie kulud olid kaetud, nii et aitäh, et ka sa olid kuulekas Jumala häälele. Aga räägime nüüd sinust, räägime su perest. Perest ma olen abikaasa 5 last, oleme abielus olnud 39 aastat. Mis ma veel ütlen? Lapsed, meie oleme tagasi, me olime Eestist ära 27 aastat, meie tulime tagasi. Lapsed elavad Suures Britannias, mõned õpivad eesti keelt, tähendab, mõne kaaslased ja perekonnad õpivad, mõned õpivad vähem. Me näeme aegade lõpuks, mis sellest tuleb. Me jõuame sinna ka, et sa tõesti oled hästi pikalt Eestist ära elanud. 39 aastat abielus. Jah. Luba mu küsin su käest, mis on õnneliku abielu saladus? Ja mina ühel hetkel formuleerisin seda pidi, et mu töö oli üle 20 aasta selline, et ma umbes kolmandiku ajast olin reisidel. Ja siis, kui tuleb koju jälle tagasi, siis olekski nagu mesinädalad. Ja teine asi oli see, et kui oled 2 nädalat või 3 nädalat kusagil reisil, siis viimasel nädalal juba hakkavad jubedad süümepiinad ja siis tuleb ka kusagil abikaasal kingitus kaasa osta. Ehk siis teil on nagu pidevalt olnud mesinädalad. Need ei lõppegi nagu, need on juba pea 39 aastat kestnud. Edasi-tagasi, aga... Reisilt tagasi jälle mesinädalad, reisilt tagasi mesinädalad. Väga tore, aga sa oled Eestist ära elanud 27 aastat. Räägi sellest, mis on see põhjus, mis sind on Eestist ära viinud? Lihtsalt aasta oli 1995, ma tööstasin haridusministeeriumis, suhteliselt vastutaval ametikohal. Kohtusin ühe inimesega, kes küsis mu käest, et Valdemar, kui sul oleks 1 miljon kõrghariduse arendamiseks, mis sa teeksid? Mina selgitasin, mis ma teeksin ja mõne nädala pärast tuli telefonikõne ja kutsuti mind tööintervjuule Budapesti. Ja just nimelt Budapesti. Ja kutsujaks oli? Kutsujaks oli
no ütleme otse, mis siin peenutada härra George Sorose Minija. Tol ajal vist ei olnud veel Minija, aga ta sai Minijaks. Natuke aega sai Minijaks. Ehk päris väärikas kutse. Tuli teise nime all ja ma ei seostanud mitte millegi ja mina mõtlesin, et tuleb üks noor Ameerika naisterahvas sissejuhatus ütleb mulle veel, räägib suhteliselt kriitiliselt Eesti kõrgharidusreformidest. Aga see päädis sedapidi, et pakuti tööd ja läks mõni kuu ja olimegi läinud. Ja 12 aastat elasid Budapestis. Jah. Räägi mõni tore lugu, kuidas Jumal sind seal juhtis. No elasime, läksime 2 lapsega ja siis sündis 3. laps ja siis pidime ära kolima, sellepärast, et see perekond, kellega me jagasime, see nagu soovis rohkem rahu ja siis 1 aasta elasime sellises suhteliselt sobis nagu elada, aga tegelikult ei olnud päris mugav ja ühel pühapäeva pärastlõunal tuleme kirikust ja kõnnime läbi kõrval tänavate ja ma niisi omaette lihtsalt ohkan, et kui oleks ikka selline elamine, et 100 meetrit suurest teest kõrval ja ülemisel korrusel ja et oleks veel korter läbi 2 korrused. No küll siis oleks tore, aga sellist asja ju ei ole olemas. Ja aeg läheb edasi, elame edasi. Suvel abikaasa tuleb lastega Eestisse puhkusesse ja ühel päeval helistab mulle see maakler, kes mulle need eelmised korterid olid leidnud, ütleb, Volker, mul on sinule midagi. Sa peaksid seda vaatama ja läksin ja vaatan ja täpselt minu unistus. Helistan abikaasale, ütlen abikaasale, tead, on vaja, hakkame kolima. Abikaasa ütleb, ütleb tõsiselt, ütleb, et sa oled ikkagi pisut sassis. Ütleme leebelt, et aasta tagasi alles kolisime. Ma ütlen, tead, siin ei ole midagi teha, see lihtsalt on nii hea, et on vaja kolida. Ja kolisime ja elasime siis 9 aastat seal ja peremees 9 aasta jooksul ei tõstnud meie üüriraha, mida ei katki läks, tuli ja parandas kleeplindi ja traadiga ära. Ma abikaasa siiamaani suhtleb temaga, abikaasa õppis ära ka suhteliselt viisakalt ungari keelt rääkima ja siiamaani nad suhtlevad. Sa töötad täna ka TalTechis. Mida sa teed? Aitan inimestel koostada teadusprojekte ja ka pisut neid täita teadusliku poole pealt, aga tegemist on siis IT-haridusega seotud projektide arendamise ja teostamisega. Ja sa ise oled jõudnud ka päris kõrgele oma haridusteel. Kuidas Jumal sind sellel teekonnal juhtis? Mulle tundub, nagu ei ole mulle see kõrge tee selle koha peal, kus see toimuma hakkas, ei olnud mulle enam eesmärgiks, sest ma pigem hakkasin tõrkuma, et kui mulle kuskil 90ndate lõpul Soome kolleegid tulid ja ütlesid, et selle eest, mis sa avaldanud oled, meil antakse doktorikraad, ma ütlen, ma ei taha. Pakutakse doktorikraadi, sa ütled ei taha? Milleks? Mul on huvitav töö, mul on elu ja siis nad ei andnud mulle rahu. Tulid uuesti siis panime selle kokku ja kaitsesime ära. Pärast tuli välja, et see oli ikka väga hea. Sellepärast, et järgnes kohe, mida ma ei eeldanud ja osanud arvata, 10% palgatõusu ja mitmeid muid meeldivad asju. Ja muidugi see, et mu töö oli akadeemilises keskkonnas, mis ma tegin ka üle ilma ja siis ma sain aru, et tegelikult kui ilmuda ülikooli doktorikraadiga jätab väga erinev mulje sellest, kui sinna ilma minna. Tähendab selles mõttes, et kuidas siin lihtsalt vastu, et kas see tähendab midagi või ei tähenda, aga kui istuda laua taga professoritega ja siis on see oluline. Siin me näeme su ülikooli pilti ka. Jah, see on nüüd doktorite promoveerimine vist öeldakse eesti keeles selle kohta Turu ülikoolis, kus muidugi doktorikraad tuleb mõõga ja mütsiga. Väga põnev ja Jumal on sind juhtinud. Ta juhtis teie peret sealt edasi Inglismaale. Sa juba siin perest rääkides viitasid sellele, et osad su lapsed on Inglismaal või seotud Inglismaaga, eks?
kuidas Jumal teid sinna juhtis, et nagu me ennem rääkisime, sa oled väga pika aja Eestist eemal elanud. Sellega oli niiviisi, aasta oli siis 2007 kevadel ja ma panin oma asjad kokku, vaatasin oma arve kokku, mis toimub ja Budapesti hotel, no lihtsalt ei ole, lihtsalt selle asjal ei ole enam mõtet. Budapest ei ole 2007 ei olnud enam see, mis ta oli 95, kus kogu maailm tuli kokku. No, maksudega oli ka ikkagi kõvasti, et iga kord, kui riigil raha puudu oli, pandi maksu juurde, nii et 57% tuli juba ära maksta sissetulekust, palgast ära maksta, et ei ole mõtet seda teha. Ütlesin ülemusele, et hakkame nüüd siis kokku panema asju, et mul on sabati aega nagu ka pisut teenitud, et võtaks pool aastat sabatit ja siis ma enam siis tagasi ei tule. Mille peale tema oli kuskil Kesk-Aasias, aga kirjutab mulle kohe vastuse, et sabatit ei saa, aga kas üleviimine Londonis aitaks. Ja mul oli parasjagu mu vanem poeg oli lõpetamas Ameerika kooli Budapestis ja me olime plindritaolises olukorras. Poiss oli väga-väga edukas, parim õpilane oma klassis, on vaja minna ülikooli, pole kuhugi minna, Ameerikast küsitakse säärast raha, mida meil ei ole ja siis mulle öeldakse, et kas üleviimine Londonis aitaks, kus kõrgharidus on meil nii nagu kohalikel, tähendab see toetusskeemid ja kõik kehtivad. Ja siis ma ütlesin, et see aitaks ikka kohe päris hästi ja 1. aprillist 2007 olin ma Londonis ja suve jooksul pere tuli järele. Sealt edasi oled sa teinud erinevaid teadustöid veel, et räägid sa, kuidas Jumal on juhtinud sind sellistes igapäevatöös? Selle juhtimisega on nii, et iga kord ei tea täpselt, et juhitakse ja mul oli see huvitav lugu. Olen doktoritöö ära kaitsnud ja siis mu oponent ütleb, et igavesti vahva töö, avaldaks ära Ameerikas, viiks suure kirjastuse ette. Ja selle koha peal ma olin pisut triitama, ütlen, et ei saa. Nii see ei saa teha, see on ikkagi selleks, et raamatuna avaldada, on vaja ümber kirjutada. Mõtlen, et kui sa oled valmis pool aastat ootama, siis annan. Ootame siis sellel suvel. See oli siis 2001 suvi ilmselt ja abikaasa lapse puhkusel ja mina kirjutan, iga nädal kirjutan ümber peatüki, selline jõuline töö. Ja ühel hetkel siis helistan abikaasale ja abikaasa ütleb, et ma olin just Hildaga, Hilda Marnotiga palvel ja sõnad oli Jumalalt, et sina istud seal ja töötad ja kirjutad, aga tema annab sulle mõtteid. Ja siis ma mõtlesin küll, et oi, et ma ei tunne mingit suurt inspiratsiooni, ei ole nagu sellist tõsist jämedat häält, mis taevast tuleks ja ütles, et kirjuta seda teist, aga see tõuseb, mõtted tõusevad seespoolt üles ja siis kirjutad. Et selles mõttes, et tähelepanu pöörata Jumal räägib huvitavalt ja juhatab nii, et me mõnikord ei märka. Räägib erinevatel viisidel ja Hilda Marnotit mina isegi väga väiksena mäletan, ta oli mu isa ja ma hea sõber ja tõesti tal oli prohveti and Jumalalt antud. Palju ta ellu rääkida? Hilda oli väga tugeva prohveti Anniga ja siis kui ma tagasi olin ja siis me juba rääkisime, ma ütlesin talle, et ma ei oleks julgenud teha neid asju, mida ma tegin ja võtta vastu neid otsuseid, kui ma ei oleks saanud temaga koos palves olla ja kinnitust saada nendele asjadele. Lihtsalt need otsused isegi juba minema hakata, panna lihtsalt 2 kasti kokku, võtta lapsed kaasa ja ära minna ja veel otsused tee peal, et neid asju teha. 2007, kui me läksime Londonisse, see oli väga suur minemine ja ma tulin siia. Ja palvetasime ja toeks kindel, et me teame, mida me teeme ja seisame kindlalt pinnal, kui me neid otsuseid teeme. Sinu usutee on alanud ka väga huvitavalt ja see seostub legendaarse Georg Lillemäega. Räägi nendest mälestustest ka oma elust. Georgiga ma sain kokku ka kahel korral. Üks oli varasem, mida ta hiljem ei mäletanud, sellepärast, et tegelikult ma olen alguses nagu
ristiti tema ristis meid Põlva kirikus, Luteri kirikus oli 91, siis kui ma ausalt ütlen, et oli küll selline tunne, et hommikul tõuseme üles ja mõtleme, et kas lahutame ära või läheme edasi. Ja siis vaatasime, et muidu ei saa, istusime bussi peale, sõitsime Tartust, sõitsime Põlvasse, istusime maha, jäime teenistusele hiljaks. Pastor Lillemäe tuleb, vaatab otsa ja kas ma võiksin teid ära ristida Luteri kirikus sel ajal. Et esimene asi, et ristida, aga mul südames oli see, kui me ainult ristitud saaksime, võib-olla siis läheks elu mingisse vakku jälle, et ta saaks raja maha. Ja hiljem, kui ma olin ära olnud juba, ma olin aasta Prahas õppinud, 93 suvel tulen tagasi ja ma tunnen, keegi koputab ukse peale ja soovib mulle kõnelda. Ma tunnen, et Jumal koputab ukse peale, aga ma ei kuule häält, ma ei oska kuulata. Ja mõtlesin, et mida siis teha, kes on siis see inimene, kes võiks mulle öelda. No meil on saanud üks inimene, seadsin ennast selle koha peale ühel pühapäeva hommikul, Georg Lillemäe viis seal Nelijärvel viis läbi ristimist ja mina istusin puu all ja mõtlen, et kui nüüd Jumal tahab midagi öelda, küll ta siis meid kokku paneb ja ma selle sõnumi saan. Ja kõik oli läbi ja kõik oli juba ära tehtud ja siis ta vaatab minu poole, ütleb, et kes sina oled? Ma ütlen, see ja teine ja et me läheme mu ema majja lõunat sööma, tule kaasa. Läkime sinna bussi ja siis, kui me astume ema uksest sisse, Georg Lillemäe vaatab mulle otsa ja küsib, kas ma võin sinu eest palvetada? Ja siis ma, nüüd tuleb sõnum. See sõnum ei olnud see väga, mis ma oleks soovinud kuulda. Sest esimene asi, mis tuli teha, oli minna tänavanurgale evangeeliumi kuulutama. Ja mina arvasin, et ma olen nagu noor teadlane ja see ja teine. No ja Georgi sõna oli siis see, et sind on kutsutud siis tööle, Jumala riigi tööle. Ja andis meile abikaasaga siis teha ühe väikese töölõigus, oli siis 4 pühikirikus, et me teeksime Mustamäe koguduse. Siis prohvetlik sõna oli ka see, ütles, et ma näen 2 suurt linna, mis tuleb välja, siis hiljem oli Budapest ja London. Aga esimene asi oli see, et minna siis seda 4 pühi Mustamäe kogudust tegema. See on see, kus mu vanaema oli sündinud aastal 1901 ja kõik inimesed enam-vähem tunnevad ja minna tänavanurgale kutsuda inimesi kirikusse ja meeleparandusele ja noorteadlasele. See on tõsine väljakutse. Päris huvitav. Teadlane saata tänavale Jumalat kuulutama. See on Jumala huumor, sellega saab ta hästi hakkama. Ja, aga ma olin küsinud sõna, ma ei saa midagi teha. Ise küsisid? Ja, ütle mulle, mis sa tahad mulle öelda ja siis ta ütleb ja siis ei ole kompromissiks nagu kohta enam. Ja. Ennem kui me selle stuudiosse tulime, sa ütlesid, et sul oli üks väga huvitav unistus. Sa tahtsid Aafrikasse saada. Aga mis Jumal sulle selle peale ütles? Ja ma töötasin siis üle ilma Aasias, Euroopas, Kesk-Aasias, aga üks sõber oli mul ja tema rääkis Aafrikast ja hea mees Aafrikas. Mina ütlesin, Jumal, et mina ka tahan Aafrikasse minna, vii mind Aafrikasse elama. Ja tema ütleb, et ei ole nii, sina jääd Euroopasse. Mina mõtlesin, ma nüüd jube kava, mõtlen, et võta mu vend. Mu vend on tubli riigiametnik, temale meeldib Eestis elada, võta teda ja kasuta Euroopas, aga mind vii Aafrikasse. No ei viinud tükk aega ja päriselt ilmselt ei viigi, aga nüüd viimasel ajal novembris olin nädal Aafrikas ja nüüd on veel mõned tööd seal teha, et ma saan tasapisi seda näha ka. Siin pildi peal on sinu tubli vend. Võib-olla televaataja ei tunne kohe ära seda. Äkki sa avalikustad, kes su vend on? Ma arvan, ta on paljudele väga tuntud. See noormees siin siis eest, kes istub, on Keeleameti peadirektor ja tuntud lastekirjanik Ilmar Tomusk. Nii et sa proovisid Jumalaga diili teha, et kui Ilmar juba Eestis toimetab, et äkki sina saad Aafrikasse. Aga ei läinud läbi. No ei olnud sellist plaani. Aga kõigile vaatamata ta ikkagi vastab, ta ikkagi mulle pisikese tükikese annab seda. Ta näeb me igatsust tegelikult, kui me oleme avatud. Ja, ma räägin seda lugu. Ühel hetkel oli see, kui ma näen vaimus Jeesust.
silmad lahti, vaimus näen, Jeesust vaatab mulle silma sisse ja ma tunnen, ma olen lihtsalt pooleks lõigatud, süda on põhjani välja. Ja siis saad aru, et mitte midagi ei ole varjata. Mitte midagi ei ole siin varjata. Räägime otse, nii nagu me näeme, ütleme, mis meil mured on, mõnikord vaidleme ka, siis saame teada, mis õige tee on, aga see on küll avatus Jumala ees on esimene tingimus, mulle tundub. Voldemar, see kampsun, mis sul täna seljas on, see ei ole juhuslik valik tänase stuudiosse, sellega on ka üks lugu sul. Ja samasugune lugu ühel öösel jälle palvetan ja tuleb Jeesus mu juurde vaimus ja väga tõsine. Väga tõsine, tuleb väga lihtsalt ja küsib Voldemar, kui ma tulen sinu juurde lihtsalt nii. Ei too rikkus ja varandusi, igasuguseid kulinaid, tulen lihtsalt nii, kas sa siis ka veel mind armastad? Ja see on ka see moment, mõtlen järele, jaa. Ja no, me teame, see on ohtlik vastus, sellepärast need sõnad ja need lubadused testitakse ära ja siis tulebki aeg, et ei ole tegelikult midagi muud, kui ongi ainult Jeesus, nii nagu ta on. Aga minu jaoks huvitav oli see, et mis tal seljas oli. Ja lihtne kampsun oli tal seljas. Võiks öelda kotiriide kampsun. Ja ühel ajal näen müügis kampsun ja mõtlen, ma olen seda kampsunit kuskil näinud. Mõtlen, aga see oli täpselt selline, nagu Jeesusel seljas oli. Ja Jeesus tuli minu juurde tollel öösel, kandes sellist kampsunit. Ja siis ostsid selle ära ja sellel on suur tähendus. See on minu jaoks suur tähendus. See on see, meie jaoks on olulised sellised materiaalsed asjad või mitte materiaalsed asjad, aga nagu taevas nõnda ka maa peal. Ja tegelikult tulevad need asjad ja me toome neid asju ja elame välja maa peal, mis me taevas näeme. Oli aasta 1999. Sa olid täiesti väsinud. Läksid Saksamaale. Mis Saksamaal juhtus? Saksamaal juhtus seda siin ühel nädalalõpul reede õhtul. Mõtlen, seminari pidasime. Mina mõtlen, ma ei taha kedagi näha. Mul oli poeg, oli just sündinud, mul oli 2 last, ma kirjutasin kokku oma doktoritööd. Lõpuni väsinud novembrikuus, eriti kui suvepuhkust pole olnud. Mitte kedagi ei taha näha, mitte midagi ei taha näha. Ja lähen siis, see on Friedrichstrassel, Berliinis on suur raamatu ja plaadipood. Lähen sinna ja seal on plaadivirn keset tuba. Peal on kirjutatud C.N. Crosby, Stills, Nash & Young tähed. Ja vaatab see plaat mulle, ütleb, osta mind. Mina ei tea, kes sa oled, ma ei osta sind. Ja see hüppab nii silma ja ei saa ja lõpuks ostan ära. Ja viin koju ja panen mängime esimene laul, teine laul, 3. 4. jõudsime. Ja siis tuleb see laul. Kuidas see oli? Someday soon. Someday soon you will see by the light of day. Ja kuulan seda, see on täpselt see sõnum, mis mul on vaja. Ja kuulan seda uuesti ja ma arvan, et ma kuulasin seda järgmised 6 kuud 100 korda lihtsalt ja see viis mind läbi keerulisest ajast, lihtsalt töökoormuse ja kohustuste mõttes väga keerulisest ajast, et see jõud, et ühel päeval sa jõuad oma parimasse kohta ja ühel päeval saad sa ka puhkust. Ja tõesti puhkuse sa said ja sellest august sa selliselt välja ronisid. Sa oled nüüd kirjeldanud väga erinevaid episoode oma elust ja nendest kõikidest käib läbi see, et Jumal on sind juhtinud, Jumal on sind juhatanud. Kui sa need tagasi vaatad oma elule, kas sa oled õnnelik, et sa andsid oma elu õigel ajal nooruses Jeesuse kätte? Absoluutselt. Ma ei oleks elus. Ma lihtsalt ei oleks jäänud ellu. Täiesti selgelt ma ei oleks jäänud ellu. Ja ma ei oleks jättes kõik kõrvale. Ja see, et sa tead. Jumal on mind õpetanud ka, ju ta ütles. Ja siis, kui on keerulised ajad ja mõtted käivad ormad, esimene asi,
lõpeta torm oma peas. Teine asi, pöördu oma südame poole, kus on Jeesus. Sealt sa saad rahu ja sealt sa saad ka mõnikord häid mõtteid. Ja viimane see, kaitse oma südant. Süda on sul kõige kallim koht. Jeesus elab su südames, kaitse oma südant ja see on meie vastutus teha. Ja kui sa tead, on kogu aeg see tunne, see sõna käib minuga kaasas, jüngud Emmause teel. Ja kui nad räägavad, kuidas meie südame põlesi, kui ta kõneles, ja see on mu absoluutselt kõige parem, kui me jõuame sinna, paneme oma mõtted kõrvale, läheme südames ja tunneme, kuidas meie süda põleb Jeesuse järele. Ma ei taha midagi muud, ma isegi ei taha midagi muud, ma ei anna seda mitte millegi eest ära. See on huvitav, et selle aasta motto, kui mu abikaasa ka palvetas aastasse vastu minnes, oli hoia oma südant rohkem kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Täpselt. Ja täpselt seda ütled sa oma elukogemusele tagasi vaadates samamoodi. Millest sa unistad? Ma ei taha seda teha odavaks ja see ei ole mingi trafarett, mis ma ütlen. Aga ma tõepoolest tahan rohkem Jeesust. Ja see on see koht, kus Jeesus ütleb, Maarja on valinud, mis on parem ja seda ei võeta temalt ära. Ja minu mõte on see, Voldemar on valinud, mis on parem ja seda ei võeta ära ja seda ma tahan rohkem. Ja su elukogemus on näidanud, et kui sa seda tahad rohkem, siis Jumalal ei ole kahju anda sulle kõike muud. Isegi kui sa Aafrikast unistad, siis sa sinna Aafrikasse ka saad. Ja. Aitäh sulle sinu elu mõtteid jagamast. Kahjuks on saade lühike ja me peame siin joone alla tõmbama. Aga ma palun, et sa saate lõpetuseks palvetaksid nende inimeste eest, kes Püha Vaimu väes teadustöid teevad ja teadusega tegelevad. Ma palun, et sa õnnistaksid neil, et neil oleks Püha Vaimu juhtimine selles, milleks Kristus neid on kutsunud. Isa, me täname sind sinu aja eest, me täname sind selle maa ja selle rahva eest, selle keele eest, mis sa oled meile andnud. Isa, me täname sind nende mõtete eest. Isa, sina oled öelnud, et kõik, mida on kunagi teatud ja kõik, mida on kunagi ka teada saadakse, on kättesaadav Jeesuse läbi. Issand, me tõstame sinu ette kõik inimesed sellel maal, kes teevad teadmiste ja teadustööd. Issand, ma palun, et need võiks olla neil rahu, olla sinu ees ja saada kätte sinu plaanid ja sinu teadmised ja sinu teadus kõrgemalt, Issand, et tõsta sinu nime kõrgele ja parandada ka elu sellel maal. Issand, me kiidame ja täname ja ülistame sind Jeesuse nimes igavesest ajast igavesti. Amen. Aitäh, Voldemar, jagamas sinu elukogemusi ja seda, mida Jeesus sinu elus on teinud. Hea televaataja, nagu Voldemar ütles, lõpeta tormamine, lase Jeesus oma südamesse ja kuula, mida ta sulle ütleb. Nii võid saada õnnelikuks sina ja su pere. Kohtume järgmises saates. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meestehommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning soovid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetuse eest.